Tere spordimuuseumi külastaja. Ma loodan, et kui sa oled juba siia sattunud, siis sind on ka väike spordipisik juba nakatanud ja ma loodan, et võib-olla mõne mõttega suudaks sulle seda pisikut veel kasvatada ja tekitada sinus huvi spordile rohkem mõtlema ja võib-olla ka võimalusele sinna panustama. Et sporti on võimalik kindlasti väga mitmel moel teha. Et kas tõesti olla spordis sees täie hingega ja võtta seda kui võib-olla tulevast elukutset ja saada tipp sportlaseks või on võimalik teha ka lihtsalt enda tervise huvides. Et ma arvan, see ei olegi võib-olla oluline, et ma ei tahakski siin sulle öelda, et sa peaksid ainult tippsporti tegema, aga iga inimene, kes mõtleb ka võib-olla patriootiliselt ja on oma väikse Eesti eest väljas ja tahab, et see riigil hästi läheb, siis üks hea ja tugev riik peab omama häid ja tugevaid inimesi. Ja ma arvan, et sport on üks asi, mis inimesed teeb tervemaks ja tugevamaks ja see annab ka võimaluse sellel riigil olla tugev ja terve. Ma tean ka, et võib-olla nooremale seltskonnale vanemate inimeste ütlused ja nõuanded ei ole alati kõige meeldivamad ja tahetakse oma asju teha, et see on täiesti okei, sest on palju võimalusi ka tänapäeval kõike muud saavutada, aga ühes ma olen kindel, et kui sa tahad mingil muul elualal või ka spordis midagi väga hästi teha ehk tippsportlaseks saada, siis sa pead sinna ka väga kõvasti panustama. See nõuab sult pühendumist, keskendumist, ka paljudest asjadest võib-olla loobumist. Aga ma kohe rõhutan siin, et ma ei mõtle selle all loobumist näiteks oma haridusteest, sest ma olen kindel siiamaani oma pika sportlase ja ka nüüd treeneri karjääri jooksul, et kõige tugevam inimene on see, kes on vaimselt ja füüsiliselt tasakaalus. Ja tegelikult, kui me räägime hetkel siin garderoobi nurgas ka rohkem pallimängudes, siis ma arvan, et Eestis on väga suur puudujääk mitte ainult tippmängijate rohkusest, vaid ka nendest, kes oleks väga targad väljakul. Et seda tarkust ei saa ainult trennides, vaid seda saab ka võib-olla tõesti koolipingis. Loomulikult on võrdlust väga hästi tuua tippsportlase ja võib-olla mingi tippadvokaadi, arsti, kas või õpetaja vahel, et igal alal, kui sa tahad saada väga heaks, siis sa pead sinna panustama ja kergelt midagi ei tule. Nii et kui sa valid endale tippsportlase tee, siis sa tead, et mitte vähe sellest, et sa sinna panustama pead, sa pead olema valmis ka tagasilöökideks, sest ei ole võimalik midagi väga hästi teha ja ainult kõike edukalt läbi elada, vaid neid tagasilööke tuleb ja ma arvan, et need on tegelikult selle sportlase kasvamisel kõige tähtsamad etapid, sest sealt sa õpid kõige rohkem ja kui sa need suudad oma peas üle elada, võib-olla vähem lugeda kommentaariume ja keskenduda sellele, mida sa armastad, siis sa saad nendest hoopis tugevamaks ja suudad oma sporditaset viia siis ükskõik mis alal kõrgemale. Loomulikult on võimalik sporti teha ka mõne muu ameti kõrvalt, elada sportlikud eluviisid. Et ma arvan, et suurem osa võib-olla spordimuuseumi külastajatest oletegi sellised ja see on, nagu ma alguses ka rääkisin, just sellele riigile ja ühiskonnale, kus me elame ja ma arvan, ja ma loodan, et kõik, kes seda juttu ka siin kuulevad, on võib-olla Eesti patrioodid. Ja kui me tahame, et see riik säiliks, püsiks keel, püsiks rahvas, siis on meil vaja, et need inimesed, kes siin elavad, kes seda riiki austavad, armastavad, et need oleks ka terved. Et me ei peaks
naljaga pooleks üle koormama haigekassat, vaid tegelema oma tegevustega töö kõrvalt. Ütleks, et jalgpalli mängimise juures on võib-olla kõige paeluvam asi see, et seda on võimalik väga noorelt alustada ja selleks ei ole vaja väga erilisi oskuseid kohe algus ja ka vahendeid. Et ma võin siit väga vabalt tuua enda lapsepõlve esimesed pallimängud, kui lihtsalt õue visati 2 kivi, 2 koolikotti väravapostideks ja hakati palli nende vahelt sisse ajama, et ei olegi mitte midagi muud vaja. Et loomulikult, kui juba astuda või minna jalgpallitreeningutesse, siis on võimalused treenida jalgpalliväljakul, võib-olla on ka vaja siis juba mingisugused sportlikumad jalanõud, aga ma arvan, et üldjoontes on jalgpall just see, mille võlu peitub lihtsuses ja selles just, et väga varakult saab sellega alustada. See paneb lapse liikuma, tema koordinatsioon paraneb, tema vastupidavus, tema suhtlemisoskus, nagu sportmängud, peab arvestama teistega, samas olema piisavalt tugev, et enda eest seista, et see valmistab ka last ette koolieluks, üldse ühiskonnas hakkama saamiseks, et selles mõttes see on, jalgpallimäng on nagu väike elumudel selles suures elus. Et me teame oma riigi võimekust ka ütleme sportlaste näol, et meid ei ole nii palju ja meil ei ole võib-olla nii suuri valikuid kui mõnel teisel, aga seda targemad peame olema nii mängijad kui treenerid, kui ka see toetav ümbruskond seal ümber, et ühest küljest on ju hea, et meie rahvas ootab alati medaleid, võite ja nii, aga teisest küljest kindlasti peab ka toetama sportlasi siis, kui nii hästi ei lähe. Eesti sporti tehes sa kindlasti rikkaks ei saa. Sul annab see võib-olla võimaluse ennast teostada, ennast välja elada, oma armastatud alaga tegeleda, aga võib-olla siin ka rohkem natuke pöördun ka just nende pealtvaatajad ja nii-öelda üldsuse poole, kes sportlasi on väga kiired nii-öelda maha tegema, siis see ei ole kerge, see tippsportlase elu ja tee ja see peab paljudest asjadest loobuma, et teinekord tuleb toetada ka teda lihtsalt, et ta on selle tee valinud ja Eestit esindab. Me oleme tugevad ainult koos ja ma ei mõtle seda jalgpallivõistkonna sees ainult see 11 või 18 või 25, kui suur see võistkond on, või korvpallis 12 mängijat 5 väljakul, eks, et ma arvan, me oleme nii tugevad, kui tugev on see ka tribüünil olev rahvas, teleri taga olev pereisa limonaadipudel käes või laps, kes hilkab, et see annab jõudu kindlasti nendele noortele sportlastele nendest raskustest üle saada.